siin rindereporter Jaames Jahimees ja nagu on kuulda, käivad siin hoogsad lasud ja oleme sattunud peale Jaames Mahlale. Ja kohe uurime, kuidas sõjategevus edeneb ja täpselt, mis on teema ülesanne. Tervist, Jaames Mahla! Tere! Nagu kuulda on siin vahel kõlavad lasud, et kuidas kirjeldate olukorda, mis toimub? Noh, nagu meile öeldi, et toimub lahingtegevus seal, mingi 2-3 kilti siit eemal ja siis nagu meil mingid päevad sidet siin ja siis julgestame juba, noh, hetkel on veel vähe oma tunnike on istutud positsioonil. Aga eks nende 7 päeva jooksul siiamaani kevadtormimis on olnud, oleme istunud päevi positsioonidel ja me julgestame. Ma üldse küsiks, palju te magate, palju te julgestate, et kumba nagu te rohkem teete nagu? Eks ta kisub sinna võrdseks olema, et saame magada öösel ja päeval julgestame ja öösel jääme magama. Ja siis järgmine päev sõidame välja ja siis me julgestame. Ma olen nagu harjunud ütlema, et julgestame, et mulle meeldib, see on nagu põnevam veits, sest kui aus olla, kisub igavaks vahepeal, sest meieni seda ei ulatunud. Oota, aga teil see kollane lint käe peal, kas see ei tähenda seda, et te olete vastutegevus? Nagu ma aru sain, peaks see tähendama vastutegevust ja agressiivset rünnakut? Jah, peaks. Sellest me olegi ise täpselt aru saanud, aga ongi, et me siin julgestame seda sidet, noh, et nad nagu räägivad ja siis, kui sõda tuleb siiapoole, et nagu oleks nagu lootust, et tõmbad vaikselt siin juba kaitseriigi maha, siis tavaliselt öeldakse, et meeskond masinatele ja siis me läheme ära. See on kurb, aga nii ta on. On see alati nii olnud? Eranditult, jah. Aga mida te teete siin vahepeal, kui teil on, et kas teil on nagu jaotatud see ootamise etappideks või kuidas täpsemalt? Ei, me tuleme siia ja siis meid saadetakse välja ja siis me teame juba, et me oleme siin 3 või 4 tundi või mõnikord ka 5 või 6. No täna teadsime ära jah, et me tulime kuskil 5 paiku tulime ja öeldi, et kõige varem kell 10 saame minema, et noh, et siuke normaalne viiekas. Et see nagu lööb moti lakke korraks, et 5 tundi ainult. Et nagu kannatab ära, et vahepeal siin mängid mobiiliga ja saadad sõpradele sõnumeid ja noh, sa lased korraks võib-olla silmalooja, aga see 5 tundi ei ole kõige hullem. Oleme olnud ka kauem, et mott on praegu laes. Kui mott laes on, siis tuleb ka mänge mängides uued rekordid, mille uhke enda üle saab olla? No, kindlasti. Hetkel tegin oma telefonis Quadrapopis, see on üks Tetrisilaadne mäng. Tegin uue rekordi ja kohe järgmise mänguga sain 2. koha, et ei ületanud oma eelmist rekordit, aga selles mõttes jah, et nagu sellel istumisel siin on nagu mõtet, et see lisab pinget või? See kindlasti, et nagu kui me ise ei saa nagu midagi teha, siis nagu actionit või midagi, siis näpid telefoni ja mängid seal karme mängu. Tetris. Väga huvitav. Nii et vaatajad, mängige Quadrapopi. Aga enne kui me lõpetame, küsitleks veel Jaames Mahlalt. Rääkige oma relvast. See on relv, ma kutsun teda helitavalt niimoodi vibuks. Vibu? Vibu, jah. Ta on AK4, Rootsi oma, nagu näete, aastast 69. 69? Ei ole väga vana, selles mõttes mõnel meil on siin ja 56-ndast pärit, et selles mõttes on normaalne. Et siis 7 päeva tagasi, kui me tulime kevadtormile, panin ma siia need padrunid sisse. Ja siin nad on, senimaani, ja pole tahmasekski saanud. Et nagu pauku ei tee eriti. Et see nagu lööb moti jälle alla, aga siis võtan telefoni, mängin Quadrapopi, mott üleval. Muidu mis ta ikka, vibu nagu vibu ikka. Kompensaator, et kellelegi pihta ei laseks, mitte et me laseme, ärge saage valesti aru. Te ei lase? Ei lase. Loodame iga kord, aga noh, mis siin ikka lootuse helitada, me ei saa lasta. Kurb. Heal juhul võib-olla lihtsalt öeldakse raadioteel, et te saite surma. Et seda on ka juhtunud. Seda on ka isegi juhtunud? On küll, et on juhtunud, et istume positsioonil ja ootame ja äkki tuleb. Ja siis tuleb raadioteelt, et tuligi, kaugelt tuli, väga kaugelt tuli tankitõrje mürsk ja me kõik saime surma. Aga kuidas te hindate, on see põnev või see ei ole põnev? No hetkeks tuleb nagu moti maha,
aga siis jälle, siis öeldakse, et nüüd te olete elus jälle. ja hakkate jälle passima või, ja ootama? siis passime edasi. Et selles mõttes, ta on nagu, noh, ta on 2 poolega asi jälle, et korraks lööb moti maha, et saime surma, pakk, tuli sealt 2 kildi tagant, tuli mürsk, on ju. Aga siis ärkame ellu nagu ja järgmist mürsku jälle ei tea, äkki uus koht, äkki uued tunnid, äkki vastane ei tea, kus me seekord istume, kus põõsal me seekord nüüd peidame. Muidu selle relva kohta veel korra tagasi pöörus, et kui ta on aastast 69, et kas ei olegi hea nagu ootamiseks, et see kuidagi nagu seda aega rõhutab. Selles mõttes jah, et noh, sentimentaalne väärtus on ta olemas, et me nagu sobime kokku, et tema on kannatanud, näinud palju asju. Mina lihtsalt kannatan. Sittagi ma ei näe, vaatan metsa, aga noh, kannatamine, see meid ühendab. Et tore on temaga koos. On teil lõpetuseks veel midagi öelda vaatajatele? Noh, selles mõttes ma siin tsiteeriks oma lahingpaarilist, Nii. kes ütles meie moto. Meie motoks on 0 lasku EJP. Ja siit me lõpetame.